piimafaktid, mida sa raudselt ei teadnud. Igal lehmal on unikaalne ninajälg, nagu meil sõrmejäljed, mis tähendab, et tehniliselt saaksid lehmad nutitelefoni kasutada või vähemalt need lukust lahti. Soojalt toorpiimal peale lüpsmist on antibakteriaalne mõju. See reaalselt võitleb bakteritega. Oot, see ei ole ikka pindade puhastamiseks. See võitleb bakteritega sinu organismis. Piim kaotab halvad lõhnad, mitte küll ennast pestes, aga näiteks külmikus ta võtab enda sisse halvad haisud. Nõnda saad imelist sibula lõhnalist piima. Leht toodab keskmiselt 40 liitrit piima päevas, mis teeb circa 12 000 liitrit aastas. Ja sina oled uhke, kui toodad päevas 1 e-maili. Piimast tehti vanasti liimi. Piimas sisaldub palk nimega kaseiin, millest saab teha värvi, liimi ja isegi plastmassi. Ei kleepu, seda vist peab äkki kuidagi töötlema või? Enamik inimesi läbi ajaloo on olnud laktoosi talumatud. Me oleme joonud seda piima lihtsalt nii palju, et tänaseks talume seda päris hästi. No kui ta maitseb? Kuule päris Oota. Kleopatra võttis osade andmete kohaselt oma eluajal ohtralt piimavanne. Nii et kui sa soovid, et sind koheldaks nagu kuningannat, siis mine hulbi piimas. Piimas leidub trüptofaani, mis aitab tõestatult kaasa heale unele. Nii et järgmine kord enne magaminekut joo üks tass piima. Kui lisad enda piimale natukene soola, siis see säilib veidi kauem. Ja me kõik teame, et parim enne on ju soovituslik. Inimese on joonud piima üle 200 000 aasta ja jooma piil 200 000 aastat. Oot, ma ei saa aru. No mis asja? Inimesed on 8000 aastat piima joonud, joovad veel 8000 aastat. Lihtne. Lehmad ei näe punast värvi. See tähendab seda, et need härjavõitlejad, kes pulli kiusavad, võiksid vabalt kasutada ka mõnda muud rätikut. Inglismaal toimub iga-aastane juusturattaralli, kus inimesed jooksevad mäest alla juustukera järele. Mis sa arvad, kas me peaksime samasuguse ürituse tegema ka siin Eestis? Ja kui jah, siis kus kohas? Kirjuta kommentaariumisse. Mu meelest võiks see toimuda vabalt Nopri vasikalauda juures mäe peal. Aga rääkides piimast, kas teadsid, et iga piim ei külmu 0 kraadi juures? Õige piima külmumistemperatuur on -0,530 ja see sõltub vee sisaldusest piimast. Nopri piim ei külmu üldse ja kui külmub, saad jäätisena osta kõva raha eest. Juust on maailma enim varastatud toit. Ligi 4% maailma kogu juustuvarudest varastatakse lihtsalt ära. Kuhu sa lähed? Too tagasi siia! Inimene on ainukene imetaja maailmas, kes joob ka täiskasvanuna piima. Ja ka ainuke imetaja, kes vaatas lehma ja mõtles, jep, seda ma jooks. Juustulahad on tihti rohkem turvatud kui päris pangad. Näiteks Itaalias on üks juustupank, kus on juustu rohkem kui 250 miljoni euro eest. Unusta kuld, investeeri juustu. Mõned inimesed kardavad paaniliselt piimatooteid ja sellele on ka nimetus laktofoobia. Tommi, vaata, mis mul on sulle. Mõned juustusordid, näiteks Stilton või Mimolette, sisaldavad päris elus lestasid. Jube! Meil Nopri omades sellist värki ei ole, me sinuga nii ei tee. Vasikas joob 4-8 liitrit piima päevas, mis on 10-20% tema enda kehakaalust. Maailma üks kallimaid juuste on poulet ehk eeslijuust, mille kilohind on umbes 1000 euri. Miks see poulet nii kallis on üldse? Kuule, ega ma ka ei tea, aga räägitakse, et tõstab immuunsüsteemi, teeb nooreks ja tõstab. Et teha 1 kilogramm juustu läheb vaja 10 liitrit piima. Kuule, see on päris hea kaalukaotus. Võiks ise ka 9 kilo alla võtta. Lehmad näevad peaaegu 360 kraadi. See on umbes nii. See teeb nendele juurde hiilimise väga raskeks, kui sa seda millegi pärast teha tahad. Juust on üks maailma kaltsiumrikkamaid toite. No see tähendab muidugi seda, et juustupitsa ei saa küll ebatervislik olla. Juust on üks vähesed toite maailmas, mille inimesed lasevad nimelt pahaks minna, et seda siis pärast süüa ja nautida. Kuule, aga see tähendab seda ju, et mingi vend kunagi vanasti tegi juustu, lasi selle halvaks minna, sõi seda ja mõtles, nii hea. Maailma vanim juust on 3600 aastat vana ning see leiti Hiinas muumia kaela pealt. Siin üks juustupartii, mis on tehtud aasta aega tagasi, mis tähendab seda, et neil veel minna 3599 aastat. Jõudu, sõbrake!